Tervist, head televaatajad! Täna läheme otsime üles ajaväravad. Ajaväravad on täiesti olemas. Me lihtsalt ei näe neid alati ja me kõnnime nendest mööda. Aga need on inimesed, need on rajatised ja need on ka sündmused, mis on seotud nende inimeste ja rajatistega. Täna läheme leiame ühe sellise, mis viib meid tagasi 30-ndatesse aastatesse ja see on koht, kus Eesti sai kunagi kokku välismaailmaga. Siin ongi see värav, mis täna on meil unustatud, aga 30-ndatel aastatel oli see meie väravaks maailma. Ja maailm tuli selle kaudu meie juurde. Siit saadeti 30-ndatel aastatel sportlasi, poliitikuid ja kultuuritegelasi laia maailma ja sealt tulid teised samasugused siia meie poole. Siin võeti vastu olümpiavõitja Kristjan Palusalu. Siin võeti vastu ka Moskvast tulevaid poliitikuid, Moskvast tulevaid diplomaate, kes tõid meile hinguse sellest, mis toimus idapiiri taga. Toona eestlased teadsid ju küll, et idapiiri taga on võetud kinni trotskistlised mässajad ja riigikukutajad. Lugesime isegi maakonnalehtedest sellest, mismoodi protsessid käivad, millest on antud kohtutes tunnistusi, aga see kõik meid ei puudutanud enne, kui üsna peagi see masin ka meie õuele veeres. Venemaa sarja 3. raamatus Stalini päikese all tuleb juttu sellest, mis toimus idapiiri taga. Aastates 24 kuni 1939 kinnistas Stalin oma võimu. Ja peagi jõuab lugejat ette Venemaa sarja 3. osa, mis on järg mõrvatud keisririigi varemetele ja verepunasele Venemaale. Vaatame seda, mis toimus Venemaal stalinismi hälli tekkimise ajal, siis kui Stalin oma võimu kinnistas, tugevdas ja kui ta alustas oma maailma vallutamise teed. Oleme nüüd üle vaadanud need ajaväravad ja selle, mis sealt leida on. Ja see kõik on pandud kaante vahele raamatusse Stalini päikese all. See on minu Venemaa sarja 3. osa ja sealt sa leiad selle perioodi, mil Stalinist sai oma riigi juht, mil temast sai maailma hirm, mõned arvates maailma päästja ja sinul endal on võimalus oma arvamus kujundada selle raamatu kaudu, mille sa võid hankida hooandja kaudu, täiendamaks oma ajalooraamatute kogu sinu riiulil.